Brothers and sisters, Vennad ja õed, me tervitame teid ülemaailmselt pühalikult koosolekult noortele täiskasvanutele. See koosolek toimub Cannoni tegevuskeskuses Brigham Youngi ülikoolis Hawaii'l Laie saarel. Mina olen Billy Casey, Lai Hawaii noorte vallaliste täiskasvanute teise vaia juhataja. Me tervitame juhataja Russell M. Nelsonit 12 apostlit koorumist ja tema abikaasat õde Nelsonit, kes on täna õhtul koos meiega. Lähemalt tutvustame juhataja õde Nelsonit teile hiljem, kui nad mõlemad teile kõnelema hakkavad. Oleme tänulikud, et siin viibivad vanem Kim B. Clark, kiriku haridusvolinik koos abikaasa Suuga, meie kohalik piirkonna 70 vanem Ali Auna ja tema abikaasa Daniel, vanem Chad H. Webb, seminaride ja usuinstituutide administraator ja tema abikaasa Kristi, BYU Hawaii rektor John Tanner koos abikaasa Susaniga. Minuga koos on minu abikaasa Kanani. Samuti istuvad koos meiega poodiumil mitmed noorte vallaliste täiskasvanute vaiade juhid koos abikaasadega. Koosolekut alustame ühislaulmisega. Koor ja kogudus laulavad laulu Tänu looja sul prohvetitest. Täname Josh Cannonit, kes muusikat juhatab, ja Sum Yongi, kes saadab meid orelil. Pärast laulmist ütleb meile alguspalve Takuya Kasawara, vaia vanemate kvoorumi juhataja.
Our most graciously, meie kõige aulisem taevane Isa, we come before thee, me tuleme sinu ette we bow our heads ja langetame alandlikult pea, for our sincere et avaldada siiras tänu great opportunity selle suurepärase võimaluse eest koguneda siia, here and learn from President et kuulda ja õppida juhataja Nelsonilt, kes on üks sinu armastatud and Father, we are so apostleid. grateful for Isa, me oleme tänulikud our prophet, President oma Thomas prohveti, Monson, president Thomas S. Mansoni ja tema nõuandjate ning 12 apostli kvoorumi eest ning kõikide teiste sinu kiriku juhtide eest, nende juhatuse ja teenistuse eest. Isa, me oleme tõeliselt tänulikud taastatud evangeeliumi ja preesteluse eest siin maa peal, bless our lives. mis jätkuvalt meie elu õnnistavad ja tunnistust tugevdavad. We are also grateful Me oleme samuti tänulikud missionaries. kõikide missionääride eest, kes kogu maailmas teenivad, et sinu evangeeliumi kuulutada. Father, we humbly ask thee Isa, me palume alandlikult, to bless this moment so et sa meid praegusel hetkel õnnistaksid, and be humble et meid inspireeritaks to receive thy message. ja et oleksime alandlikud, et võtta vastu sinu sõnum ja õppida põhimõtteid ning rakendada neid põhimõtteid oma ellu. Isa, samuti õnnista, et see ülekanne kanduks edukalt kogu maailma, Throughout the world, so that all the members et teised liikmed võiksid kuulda seda sõnumit. we are so grateful Ja Isa, me oleme tänulikud that preparation vanem Nelsoni ettevalmistuse eest, et tuua meile sinu sõnum. we are grateful for Me oleme tänulikud sinu poja, Jesus Christ. Jeesuse Kristuse ja tema lepitava ohverduse eest. Me armastame sind ja ütleme neid asju alandlikult sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. This afternoon we are joined täna by pärastlõunal on meiega Beaverview Hawaii ühendkoor, kes laulab Come Thou Fount of Every Blessing. Neid juhatab Michael Belknap ja orelil saadavad Scott ja Stacy McCarry. musical number Pärast muusikapala on meil rõõm kuulda kõnelemas õde Wendy Nelsonit followed by ja seejärel kõneleb meile juhataja Nelson. President Nelson's Pärast juhataja Nelsoni kõnet laulab kogudus laulu The Day Dawn is Breaking, päev koidab. Seejärel ütleb lõpupalve offered by Isabelle Isabel Havea. President in the Young. Nüüd on mul au tutvustada tänaõhtuseid kõnelejaid. It is now my privilege to introduce this afternoon's speakers. President Russell M. vanem Nelson Russell M. Nelson asetati viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 12 apostli kvoorumi juhatajaks 15. juulil 2015. he was called Ta kutsuti 12 apostli kvoorumi liikmeks 7. aprillil 1984. Vanem Nelsonil ja tema endisel naisel Dancel Whiteil on 10 last, 57 lastelast ja 91 lastelastelast. Õde Nelson suri 2005. aasta veebruaris. 2006. aasta aprillis abiellus vanem Nelson Wendy L. Watsoniga. Enne juhataja Nelsoniga abiellumist töötas õde Nelson 25 aastat abielu ja pereteraapia professorina, neist 13 viimast aastat Brigham Youngi ülikoolis. Ta on sündinud Kanadas, Raymondis, Albertas, Leonard David ja Laura Bird McLean Watsoni peres. Leonard David and Lori Bird McLean Watson. The choir will now sing Nüüd laulab koor laulu Come Thou Fount of Every Blessing, tule õnnistuste lätte. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never cease.
Choir, thank you so much. Suur tänu, koor, selle imeilusa laulu eest. Milline fantastiline viis sellist ülemaailmset pühalikku koosolekut alustada. Mu kallid vennad ja õed, oleme nii rõõmsad, et saame olla sellel hingamispäeval koos teiega. Me armastame teid ja me usume teisse. Ma palvetan, et kui jagan teiega oma mõtteid, kasutaksite te valikuvabadust, et kutsuda püha vaim end õpetama. Enne kõike head uut aastat. Kas te seadsite endale uueks aastaks ka eesmärke ja kas olete pooled neist juba unarusse jätnud? Kas soovite, et see aasta oleks kõige parem aasta teie elus? Aasta, mil järgite paremini kui kunagi varem eesmärke, mis on kõige olulisemad. Soovin rääkida millestki, millest võib minu arvates abi olla. Vaatame, kas taipate, mis see on. Mõelge naisele, kes oli ravimatu haiguse tõttu 12 aastat kannatanud. Ta sirutas käe, et puudutada päästja kuube. See oli tema ainus võimalus terveks saada. Mõelge mehele Betsata tiigi ääres, kes oli 38 aastat haige olnud ega olnud kunagi jõudnud esimesena tervendavasse vette. Mõelge päästja jüngrite peale, kes hüüdsid väikese kaluripaadi ümber mässlevate eluohtlike lainete hirmus päästjale. Kas sa ei hooli sellest, et me hukkume? Mis oli neil kõigil ühist? Nad olid meeleheitel. Meeleheitel, et päästja neid tervendaks, aitaks, puhastaks, juhiks, kaitseks ja päästaks. Nad soovisid meeleheitlikult, et Jeesus Kristus aitaks neil teha seda, mida nad ise kunagi poleks teha suutnud. Nad soovisid meeleheitlikult oma ellu päästja jõudu ja väge. Kas see tunne tuleb tuttav ette? Uskuge mind, minule küll tuleb. Ehk olete püüdnud täita meeleheitlikult mõnd ülesannet, mille tähtaeg oli kiiresti lähenemas või koguni juba möödas. Vahest olete soovinud meeleheitlikult, et keegi teid tõeliselt mõistaks ja armastaks. Ehk soovite praegu meeleheitlikult, et teid mõnda ülikooli vastu võetaks, et leiaksite töö või elukoha, meeleheitel, et leida uusi sõpru ja igavene kaaslane. Mul on teile hea uudis. Meeleheide võib tegelikult olla suurepärane motivaator. Prohvet Joseph Smith oli Liberty vanglas olles selgelt meeleheitel. Ta hüüdis issanda poole. Oo Jumal, kus sa oled? Tänu sellisele jõulisele vaimsele meeleheitele sai prohvet mõned selle ajajärgu kõige ülevamad ilmutused. Kui soovime meeleheitlikult saada taevast juhatust, näeme rohkem kui kunagi varem vaeva,
et olla taevaga kooskõlas. Kui soovime meeleheitlikult olla füüsiliselt heas vormis, siis kujundame vastavalt ka oma söömis- ja trenniharjumusi ega püüa leida vabandusi. Kui soovime meeleheitlikud, et meil oleks rohkem raha, järgime innukamalt issanda finantsseadusi, milleks on loomulikult kümnise seadus. Mõtisklege president George Q. Cannoni suhtumise üle kümnisesse, kui ta oli alles vaesuses elav noormees. Kui piiskop päris aru suure kümnise summa kohta, mille George oli maksnud, vastas George: aga piiskop, ma ei maksa kümnist mitte selle pealt, mida ma teenin. Ma maksan kümnist selle pealt, mida ma teenida soovin. Ja juba järgmisel aastal teenis George täpselt selle summa, mille järgi ta oli eelmisel aastal kümnist maksnud. Kui soovime meeleheitlikult saada selliseks, kelleks oleme saama sündinud, siis meie vaatenurk muutub. Me ärkame vaimsest tardumusest, mille soodustaja on ilmselgelt vastane ja näeme ennast, teisi ja oma elu hoopis uue pilguga. See, mis on maailma mõistes lõbus ja meelelahutuslik, hakkab näima pea et naeruväärne, võimalik, et ka vaimselt ohtlik. Hakkame märkama vastase trikke ja lõkse sellistena, nagu need tõeliselt on, kiusatustena, mis panevad meid unustama oma tõelist identiteeti ja saatust. Me hakkame veetma oma aega teisiti. Facebookis veedetud aeg ei näi pooltki nii tore kui templis veedetud aeg. Hakkame omal nahal kogema sügavat tõde, mida õpetas üks tark templi presidente. Templisse sisenedes jätame võltsi maailma selja taha. Hakkame hoopis rohkem tundma huvi igaveste tõdede vastu, mida issand meile oma pühakojas õpetab. Selle asemel, et huvituda viimastest kõmu tekitanud kommentaarides sotsiaalmeedias, mis võivad olla nii pinnapealsed ja nüristavad. Üks nutikas BYU tudengine ju rääkis mulle, et ta avastas pöördvõrdlise seose sotsiaalmeedias veedetud aja ja selle vahel, kui õnnelikuna ta end tunneb. Ta vähendas Facebookis ja Twitteris veedetavat aega ja ütles: tunnen, et mul on parem kujutlusvõime ja mu pea on selgem, et mõtiskleda ja teistega süvenenumalt vestelda. Tunnen nüüd oma elus tugevamat vaimu kohalolu, mis on parim asi, mida üldse tahta. Kui soovime meeleheitlikult olla need, kes me tõeliselt oleme, kasutame tehnoloogiat õigemeelselt. Kui te ei tea, kuidas seda teha, minge veebilehele lds.org ja uurige järele. Kui soovime meeleheitlikult olla tõelised Jeesuse Kristuse jüngrid, kelleks oleme sündinud, leiame korraga julguse ja otsusekindluse eemaldada oma elust kõik, mis on ebapüha ja ebapuhas. Suureneb meie soov järgida oma juhtide nõuandeid. Me otsime juhatust ja oleme innukad seda täpselt järgima. Alandlikkus, tõrjupuhkuse ja kõrkuse kõrvale ja pöördume pühakirjade poole, et leida vastuseid ja lohutust, mida mõistame, et oleme tihti otsinud internetist. Kas olete nõus 30-päevases eksperimendis osalema? Põlvitage iga päev ja tänage taevast isa pühakirjade eest. Paluge temalt vastust küsimusele, mis teid sel päeval kõige enam vaevab. Anuge, et lugedes oleks teiega püha vaim. Seejärel avage oma pühakirjad ükskõik kuste ja lugege seni, kuni olete oma vastuse saanud. Proovige seda 30 päeva ja vaadake, mis juhtub. Kui soovime meeleheitlikult saada selliseks, nagu Jumal vajab, et saaksime, hakkame märkama ebavajalikku koormat, mis on meid takistanud. Selleks koormaks võib olla vaimne valu, mis käib alati kaasas halbade valikute ja patuga, millest pole meelt parandatud. Patt, millest pole meelt parandatud, on õieti nagu magnet, mis tõmbab ligi rohkem pattu. Kui soovime seega meelt parandada ja loobuda, peame nii nagu kuningas Lamoni kõikidest oma pattudest loobuma, isegi oma lemmikpatust. Siis edasi lükkamine lõppeb, häbitunne kaob ja me oleme valmis koguni innukad minema või lausa ruttama oma piiskopi juurde, et saada abi, mida tõeliseks meeleparanduseks vajame. Elus on vähe garantiisid, kuid üks neist on see. Meile on 100% garanteeritud, et kui me tõeliselt meelt parandame, siis päästja puhastab ja tervendab meid põhjalikult, täielikult ja tervenisti. Vanem D. Todd Christofferson on õpetanud. Päästja lepitusel on võim kustutada patu tagajärjed. Kui me parandame meelt, mõistab tema lepitav arm meid õigeks ja teeb meid puhtaks. See on nii, nagu me polekski alla andnud, otse kui me polekski kiusatusele järele andnud.
mu kallid vennad ja õed, ma luban, et see on õige. Olgu selleks siis tõsine patt, millest te pole meelt parandanud või mõni häiriv nõrkus, millest on raske jagu saada. Igaüks meist vajab päästjaabi, et saada selliseks, kelleks oleme saama sündinud. Kuid ilma tema jõu ja väeta on see lihtsalt võimatu. Õnneks on päästja maksnud kinni kõik vaimuannid, mida meil kunagi vaja läheb. Meil tuleb vaid palvemeelselt kindlaks teha, milliseid ande me vajame. Meil võib olla vaja enesedistsipliini või rõõmsameelsuse andi. Ehk vajame kannatlikkuse andi saada terveks või andestada. Võib-olla vajame andi, mis aitaks meie seksuaalsetel tunnetel olla kooskõlas igaveste seadustega. Vahest mõistame, et ei saa elada minutitki ilma, et meil oleks kõigutamatu usk issandasse Jeesusesse, Kristusesse. Kui vajame meeleheitlikult mõnd vaimuandi, siis palvetame selle eest kogu oma südame jõuga. Ja hea uudis on see, et iga vaimne and viib meid sammukese lähemale meie tõelisele minale. Mu kallid vennad ja õed, keda ma armastan. Ühel päeval seisab meil ees eraviisiline vestlus päästja endaga. Kui see päev ükskord kätte jõuab, oleme valmis tegema ükskõik mida, et olla valmis. Siit lõpetuseks küsimus. Mis saaks siis, kui kuuleksite, et päästja on juba maa peale naasnud, et ta on juba mõnede oma tõeliste järgijatega mitmel imepärasel kogunemisel kohtunud? Mõnel sellisel kohtumisel, millest maailm, muu hulgas CNN ja blogipidajad, midagi ei tea. Kui saaksite teada, et päästja on juba maa peale tulnud, mida sooviksite täna meeleheitlikult teha ning mida oleksite valmis tegema homme? Ma palvetan, et kogeksite sel aastal meeleheitlikke hetki, mis aitavad teil liikuda edasi, et saada selliseks meheks või naiseks, kelleks te olete sündinud saama. Teie tõeline mina on imepärane. Ärge leppige vähemaga. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen. My dear brothers and sisters, mu kallid vennad ja õed, see uus aasta saab olema tegevusrohke. Selle aasta esimestel päevadel oleme Wendyga jätnud hüvasti minu kalli õe Marjoriga, kes lahkus sellest surelikust elust. Oleme tervitanud oma perre 2 uute beebit, Wade Richard Walkeri ja Isaac Russell McDonaghy. Ja nüüd on meil au kõneleda teiega, kogu maailma noorte täiskasvanutega. Oleme väga tänulikud, et saame olla koos teiega. Ma olen sügavalt tänulik Wendy tähtsa sõnumi ja tema innustava eeskuju eest. Ka mina tunnistan tänuga, et meiega viibivad siin vanem Kimby Clark 70, kes on samuti kiriku haridusvolinik, tema naine Sue ja Chad H. Webb, seminari instituudide administraator ning tema naine Kristi. Ma toon teile esimese presidentkonna ja 12 apostlikvoorumi soojad tervitused. Me oleme tänulikud, et olete pühendunud issandale ja tema taastatud evangeeliumile. Me oleme tänulikud iga võimaluse eest seista ja kõneleda tõe eest, eriti kui see teema on ebapopulaarne. Paljud viitavad teile kui milleeniumi põlvkonnale. Ma tunnistan, et kui uurimuste läbiviijad teile selle sõnaga viitavad ja kirjeldavad, mida nende uurimused teie kohta paljastavad, mis teile meeldib ja mis mitte, millised on teie tunded ja soodumused, teie tugevused ja nõrkused, paneb see mind ebamugavust tundma. Mulle ei meeldi viis, kuidas nemad
terminit milleeniumi põlvkond kasutavad. Ja tegelikult ei huvita mind väga, mida eksperdid teie kohta ütlevad, vaid see, mida mulle teie kohta on öelnud Issand. Kui ma teie üle palvetan ja küsin Issandalt, mida tema teie vastu tunneb, tunnen ma midagi hoopis erinevat kui see, mida uurijad väidavad. Vaimsed muljed, mida olen teie kohta saanud, panevad mind arvama, et termin milleeniumi põlvkond sobib teile täiuslikult. Kuid seda hoopis teistel põhjustel, kui eksperdid kunagi mõista suudavad. Termin milleeniumi põlvkond on teie kirjeldamiseks täiuslik, kui see meenutab teile, kes te tegelikult olete ja mis on teie tegelik eesmärk selles elus. Tõeline milleeniumi põlvkonna liige on inimene, kellele surelikkusele eelnevas elus evangeeliumi õpetati ja kes seda ka ise õpetas ning kes sõlmis seal meie taevas isaga lepinguid nende julgete tegude, isegi moraalselt julgete tegude kohta, mida te siin maa peal tegema peaks. Tõeline milleeniumi põlvkonna liige on mees või naine, keda Jumal küllalt usaldas, et saata ta maa peale selle maailma kõige kaalukamal evangeeliumi ajajärgul. Tõeline milleeniumi põlvkonna liige on mees või naine, kes elab praegu, et aidata valmistada selle maailma inimesi ette Jeesuse Kristuse teiseks tulemiseks ja tema 1000-aastaseks valitsemisajaks. Ärge kahelge, teie sündisite tõeliseks milleeniumi põlvkonnaks. Küsimus on, kuidas te võite seista ja elada tõelise milleeniumi põlvkonnana? Mul on selleks 4 soovitust. Minu esimene soovitus. Õppige, kes te tegelikult olete. Võtke aega ja mõtisklede palvemeelselt nende faktide üle. Esiteks, te olete Jumala armastatud pojad või tütred. Teiseks, teid on loodud tema näo järgi. Kolmandaks, teid õpetati vaimumaailmas, et oleksite valmis kõigeks, millega sellel viimsete aegade viimasel lõigul silmitsi seisate. Need õpetused elavad teis edasi. Me elame 11. tunnil. Issand on kuulutanud, et see on viimane kord, kui ta kutsub töötegijaid oma viinamäele koguma valituid maailma 4 nurgast. Ja teid saadeti selles kokkukogumises osalema. Üha uuesti ja uuesti olen ma näinud tõelise milleeniumi põlvkonna vägevat mõju, kui nad toovad teisi tõe tundmisele. See on osa teie identiteedist ja eesmärgist Abrahami järglastena. Mitu kuud tagasi oli meil Wendiga kauges Siberis märkimisväärne kogemus. Meie ettevalmistuspäeval Irkutskis reisisid koos meiega missioonijuhataja Gregory S. Brinton, tema naine Sally ja nende missioonilt naasnud poeg Sam, kes oli teeninud missioonil Venemaal. Me külastasime kaunist Baikali järve ja turuplatsi selle kaldal. Kui me oma sõiduki juurde naasime, märkasime, et Sam on kadunud. Hetk hiljem tuli ta tagasi meie juurde koos keskealise naise Valentinaga. Oma koduses vene keeles selgitas Valentina energiliselt. Ma tahan kohtuda selle noore mehe emaga. Ta on nii viisakas, intelligentne ning lahke. Ma tahan kohtuda tema emaga. Ta ei öelnud midagi tema isa kohta. Valentinat köitis Sami helge, valguses särav pale. Sam tutvustas Valentinat nii oma emale kui ka isale, andis talle päästja kohta käiva trükise ja korraldas tema kohtumise missionääridega. Kui missionäärid talle hiljem mormi raamatu viisid, lubas ta seda lugeda.
mitmed naised, kes Valentinaga koos töötavad, tundsid samuti huvi talle toodud uue raamatu vastu. Me ei tea veel selle loo lõppu, kuid tänu erilisele valgusele, mis Samist kiirgab, tutvustati Valentinale ja tema sõbrannadele evangeeliumi. Tõelised milleeniumi põlvkonna liikmed nagu Sam teavad, kes nad tegelikult on. Nad on pühendunud Jeesuse Kristuse jüngrid, kes haaravad instinktiivselt kinni igast võimalusest, et aidata endal ja teistel valmistuda meie päästja 1000-aastaseks valitsusajaks. Seepärast on minu esimeseks soovituseks saada ise teada, kes te tegelikult olete. Küsige oma taevaselt isalt Jeesuse Kristuse nimel, millised on tema tunded teie ja teie maise missiooni vastu. Kui te küsite tõelise kavatsusega, siis aja jooksul sosistab vaim teile elu muutvaid tõdesid. Pange need muljed kirja, lugege neid tihti ning täitke neid üksikasjalikult. Ma luban teile, et kui te hakkate mõistma, millisena taevane isa teid näeb ja mida ta ootab, et te tema heaks teeksite, ei ole teie elu enam iial endine. Minu teine soovitus: oodake ja valmistuge võimatu saavutamiseks. Jumal on alati palunud oma lepingulastel teha raskeid asju. Kuna teie olete lepinguid pidavad Jumala pojad ja tütred, kes elavad viimsete aegade viimasel lõigul, siis palub issand teile raskeid asju teha. Te võite selles kindlad olla. Abrahami proovilepanekud ei piirdunud Abrahamiga. Ma tean, kui jõuetuks võib teid teha see, kui teil palutakse teha midagi, mis näib käivat teile üle jõu. Ma olin olnud 12 apostlikvoorumi liige vaid 19 kuud, kui suri president Spencer W. Kimball. Esimese presidentkonna ja 12 apostlikvoorumi koosolekul pärast president Ezra Taft Bensoni ametisse pühitsemist andis ta spetsiifilisi ülesandeid 12 liikmele. Minule andis ta järgmise ülesande. Vanem Nelson, sina pead avama Ida-Euroopa riigid evangeeliumi kuulutamiseks. See oli aastal 1985. Neil poliitiliselt jäistel aastatel, mida me kutsume külma sõja ajaks, ei lahutanud üksnes Berliini linna müür sõna otseses mõttes, vaid kogu Ida-Euroopa vaevles kommunismi kurnava ikke all. Kirikud olid suletud ja usuteenistus rangelt piiratud. Olin suure osa oma erialakarjäärist avanud südameid, et sooritada elupäästvaid operatsioone, kuid mul polnud mingit kogemust, mis oleks pannud mind uskuma, et suudan avada riike evangeeliumi kuulutamisele. Kuid prohvet oli andnud mulle ülesande ja nii ma läksin, et korda saata midagi, mis tundus täiesti võimatu. Kohe algusest seati mu teele takistusi. Enamikusse riikidesse saabudes ei teadnud ma, kuhu minna. Isegi kui ma suutsin leida vastava riigiametniku nime, ei olnud ebatavaline, et koosolek viimasel minutil ära jäeti või edasi lükati. Ühes riigis, kui kohtumine 2 päeva edasi lükati, seati minu teele tahtlikult mitmeid kiusatusi, et mind proovile panna. Sealhulgas lõkse mustal turul raha vahetamise ja teiste ebaseaduslike tegevustega. Kord nõuti ühel koosolekul alguses, et ma otsekohe lahkuksin. Kuid issand suudab ise oma tööd teha ja mul oli au näha, kuidas toimus üks ime teise järel. Alati ja ainult seejärel, kui olin ülesandele pühendanud oma parimad mõtted, kõige julgemad jõupingutused ja kõige tulihingelisemad palved.
mõned nendest riikidest tunnustasid kirikut enne Berliini müüri lagunemist. Teised tegid seda hiljem. 1992. aastal võisin ma teatada president Bensonile, et kirik on nüüd viidud igasse Ida-Euroopa riiki. Tõelise milleeniumi põlvkonnana, kellele issand võib loota, saate ka teie ajalugu teha. Teil palutakse võtta vastu väljakutsuvaid ülesandeid ja saada tööriistaks issanda käes. Ja tema võimaldab teil saata korda võimatut. Kuidas te saadate korda võimatut? Tehes kõik, mis vaja, et tugevdada oma usku Jeesusesse Kristusesse, suurendades oma arusaamist õpetustest, mida ta oma taastatud kirikus õpetas, ja järeleandmatult tõde otsides. Kui teil palutakse teha võimatuid asju, võite tõelise milleeniumi põlvkonnana, kes on kinnitatud puhtasse õpetusse, astuda edasi usus ja visas järjekindluses ning rõõmsalt teha kõik, mis on teie võimuses, et täita issanda eesmärke. Teil tuleb ette päevi, mil olete täiesti heidutatud. Seega, palvetage, et saada julgust, et mitte alla anda. Teil läheb seda jõudu vaja, sest viimse aja pühaks olemine muutub järjest ebapopulaarsemaks. Kahjuks mõned, keda te oma sõbraks peate, reedavad teid. Ja mõned asjad tunduvad lihtsalt ebaõiglased. Kuid ma luban teile, et kui te järgite Jeesust Kristust, leiate suuremat tuge rahust ja tõelisest õnnest. Kui te peate kinni oma lepingutest suurema täpsusega ja kaitsete kirikut ja Jumala kuningriiki maa peal tänapäeval, õnnistab issand teid jõu ja tarkusega saavutada võimatut. Minu kolmas soovitus. Õppige, kuidas ammutada taevaväge. Meil kõigil on küsimusi. Püüda õppida, mõista ja tõde ära tunda on sureliku kogemuse oluline osa. Suur osa minu elust on kulunud uurimisele. Ka teie õpite kõige rohkem innustatud küsimusi esitades. Sel samal hetkel vaevlevad mõned teist küsimustega, mida oma eluga peale hakata. Teised teie seast kahtlevad, kas on oma patud andeks saanud. Enamik teist mõtiskleb, kes ja kus on teie igavene kaaslane. Ja kui te sellele ei mõtle, siis te peaksite seda tegema. Mõned küsivad, miks teeb kirik mõningaid asju. Ehk ei tea paljud teist, kuidas saada vastuseid oma palvetele. Meie taevane isa ja tema poeg on valmis teie küsimustele vastama püha vaimu teenimise kaudu. Kuid nende vastustes saamiseks valmistumine ja nende vastuvõtmine sõltub teist. Kust alustada? Alustuseks veetke rohkem aega pühades paikades. Tempel on püha paik. Püha paik on ka sakramendisaal, kus teeme iga pühapäev uusi sakramendilepinguid. Ma kutsun teid muutma ka oma korterit, ühikatuba, kodu või tuba pühaks paigaks, kuhu võite turvaliselt maailma pimedate segajate eest taanduda. Palve on selle võtmeks. Palvetage, et teada, mida teha ja mida mitte teha. Palvetage, et teada, mida oma keskkonda lisada ja mida sealt eemaldada, et vaim võiks olla rohkelt koos teiega. Anuge issandalt eristamise andi.
seejärel elage ja töötage, et olla vääriline seda andi saama. Et kui maailmas kerkivad esile segadust tekitavad sündmused, võite täpselt teada, mis on õige ja mis mitte. Teenige armastusega. Kui me teenime armastavalt neid, kes on oma tee kaotanud või kes on vaimus haavatud, avaneb meie süda isiklikule ilmutusele. Veetke rohkem aega, palju rohkem aega paikades, kus viibib vaim. See tähendab rohkem aega sõprade seltsis, kes püüavad leida oma elus vaimukaaslust. Veetke rohkem aega palves põlvitades, rohkem aega pühakirjadega, rohkem aega pereajaloo tööd tehes, rohkem aega templis. Ma luban teile, et kui te annate järjepidevalt Issandale lahkel hulgal oma aega, mitmekordistab ta ülejäänud aega. Me toetame 15 meest, keda on pühitsetud prohvetiteks, nägijateks ja ilmutajateks. Kui tekivad keerulised probleemid ja need tunduvad muutuvad iga päevaga aina keerulisemaks, maadlevad need 15 meest nendega, püüdes näha kõiki eritegude tagajärgi ning püüavad usinalt kuulda Issanda häält. Pärast paastumist, palvetamist, uurimist, mõtisklemist ja vendadega raskeloomuliste asjade üle nõupidamist ei ole ebatavaline, et ärkan öösel ja olen käsil olevate asjade kohta saanud uusi mõtteid ja mu vennad kogevad sedasama. Esimene presidentkond ja 12 apostlik voorum peavad koos nõu ja jagavad kõike, mida Issand on juhendanud meid mõistma ja tundma nii isiklikult kui kollektiivselt. Ja seejärel näeme, kuidas Issand kiriku presidendi kaudu Issanda tahet kuulutab. Seda prohvetlikku protsessi järgiti aastal 2012, kui muudeti missionäride teenimisiga ja taaskord hiljutise lisaga kiriku käsiraamatusse pärast samasooliste abielu legaliseerimist mõnes riigis. Täis kaastunnet kõigi, eriti laste vastu. Maadlesime me pikka aega, et mõista selles küsimuses Issanda tahet. Pidades silmas Jumala päästmisplaani ja tema lootust, et iga tema laps võiks saada igavese elu, kaalusime loendamatul hulgal võimalike stsenaariumite variatsioone ja kombinatsioone. Kohtusime palju kordi templis, paastudes ja palvetades ning otsisime juhatust ja inspiratsiooni. Ja siis, kui Issand inspireeris oma prohvetit, president Thomas S. Monsonit, kuulutama Issanda meelt ja tahet, tundis igaüks meist sel pühal hetkel vaimset kinnitust. Apostlitena oli meil au toetada seda, mis oli president Monsonile ilmutatud. Ilmutus Issandalt tema teenijatele on püha protsess ja seda on ka isikliku ilmutuse saamise privileeg. Mu kallid vennad ja õed, teil on sama juurdepääs Issanda meelele ja tahtele teie enda elu puudutavates küsimustes, nagu apostlitel on tema kirikut puudutavates küsimustes. Just nagu Issand nõuab, et meie otsiksime ja mõtiskleksime, paastuksime ja palvetaksime, uuriksime ja maadleksime keeruliste küsimustega, nõuab ta, et teie teeksite sama, kui otsite vastuseid isiklikele küsimustele. Võite õppida kuulma Issanda häält püha vaimu sosistuste kaudu. Kui kasulikud Google, Twitter ja Facebook ka ei tundu, ei anna nad meile kõige tähtsamaid vastuseid. My dear young friends, Mu noored sõbrad,
Te võite teada issanda meelt ja tahet oma elu kohta. Te ei pea kahtlema, kas olete seal, kus issand soovib või kas teete, mida tal on vaja, et teeksite. Te võite teada. Püha vaim ütleb teile kõik, mida te peate tegema. Minu 4. soovitus: järgige prohveteid. 1979. aastal pühapäevakooli üldjuhatajana teenides kutsuti mind osalema regionaalesindajate seminaril, kus president Spencer W. Kimball pidas inspireeriva kõne, kuidas avada uksi riikidesse, mis tol ajal kirikule suletud olid, näiteks Hiinasse. Ta kutsus kõiki kohalolijaid mandariini keelt õppima, et võiksime Hiina rahva abistamiseks oma oskusi kasutada. Mulle tundus president Kimballi üleskutse prohvetliku mandaadina. Seega küsisin samal õhtul oma naiselt Dancelilt, kas ta oleks nõus koos minuga mandariini keelt õppima. Ta oli nõus ja me leidsime endale õpetaja. Muidugi ei õppinud me mandariini keelt väga hästi rääkima, kuid me õppisime küllalt, et kui mind järgmisel aastal mitme ootamatu sündmuse tulemusel Hiinasse kutsuti, et külalisprofessorina südameoperatsioonide tegemist õpetada, olin ma kutse vastuvõtmiseks paremas olukorras. Liigume ajas edasi 6 aastat aastasse 1985. Aasta pärast seda, kui mind 12 apostli kvoorumisse kutsuti. Ühel päeval sain ma kiireloomulise kutse Hiinasse, et teha südameoperatsiooni nende kuulsale ooperitähele, keda peeti kogu Hiinas rahvuskangelaseks. Selgitasin, et minu kiriklikud kohustused takistavad mind minemast, kuid Hiina arstid anusid, et ma kohe sinna läheksin ja elupäästva operatsiooni läbi viiksin. Arutasin seda asjaolu oma kvoorumi juhataja ja esimese presidentkonnaga. Nad tundsid, et hea tahte avaldusena Hiina rahvale peaksin ma sinna sõitma ja operatsiooni sooritama. Seda ma ka tegin. Õnneks läks operatsioon edukalt. Muide, see jäi ka viimaseks südameoperatsiooniks, mida ma tegin. See toimus Jinanis, Hiinas 4. märtsil 1985. Nüüd hüppame taas mõned aastad edasi. Seekord 2015. aasta oktoobrisse, mis oli vaid 3 kuu eest. Meid Wendiga paluti naasta Shandongi meditsiiniülikooli Jinanis. Imestasime, kui mind soojalt tervitati kui Hiina vana sõpra. Ma kohtusin taas kirurgidega, keda olin 35 aastat tagasi õpetanud. Meie külaskäigu kõrghetkeks oli kohtumine selle kuulsa ooperilaulja poja ja pojapojaga. Kõik need imelised kogemused said teoks ühel ainsal põhjusel. Ma kuuletusin prohveti nõuandele mandariini keelt õppida. Prohvetid näevad tulevikku. Nad näevad varitsevaid ohte, mida vastane on meie teele pannud või meie teele panemas. Prohvetid näevad ka seda, millised võimalused ja au ootab neid, kes kuulavad kavatsusega kuuletuda. Ma tean, et see on tõsi. Olen seda ise üha uuesti ja uuesti kogenud. Issand on lubanud, et ei lase kunagi prohvetil meid valele teele juhtida. President Harold B. Lee on kuulutanud, see, mis tuleb kiriku juhtidelt, ei pruugi teile meeldida. See võib olla vastuolus teie poliitiliste vaadetega,
see võib olla vastuolus teie sotsiaalsete vaadetega. See võib segada teie seltsielu. Kuid kui te kuulate neid asju, nagu tuleks need issanda enda suust, kannatlikult ja usuga, antakse teile lubadus, et neid asju tehes ei saa põrgu väravad teist võitu. Jah, ja issand Jumal hajutab pimeduse väed laiali teie ees ja paneb taevad rappuma teie heaks ja oma nime auks. Te ei pruugi alati mõista elava prohveti igat läkitust. Kuid kui te teate, et prohvet on prohvet, võite te minna alandlikult ja usus issanda ette ning paluda isiklikku tunnistust selle kohta, mida tema prohvet on kuulutanud. Umbes 41 aastat enne Kristust liitusid paljud nefilased kirikuga ja kirikud saatis edu, kuid salajased liidud hakkasid samuti kasvama ja paljud nende kavalad juhid peitusid rahva sekka ning neid oli raske leida. Kui rahvas muutus üha pahelisemaks, siis paljud nefilased pilkasid seda, mis on püha, eitades prohvetliku kuulutamise ja ilmutuse vaimu. Need samad ohud on meie hulgas ka tänapäeval. Sünge tõsiasi on, et meie ühiskonnas on varjul saatana teenijad. Seepärast olge väga ettevaatlikud, kelle nõu te järgite. Mu armsad vennad ja õed, te sündisite tõeliseks milleeniumi põlvkonnaks. Te olete välja valitud põlvkond. Jumala poolt varem valitud tegema imepärast tööd, valmistama ette selle maailma inimesi issanda teiseks tulemiseks. Nüüd, issanda Jeesuse Kristuse apostlina, õnnistan ma igaüht teist, nagu oleks minu käed pandud teie pea peale. Võimega saada tõeliseks milleeniumi põlvkonnaks, kelleks te olete sündinud. Ma õnnistan teid sooviga ja võimega avastada oma tõeline identiteet ja eesmärk, et te ootaksite ja valmistuksite võimatute asjade tegemiseks, et oleksite kartmatud püüdlustes õppida, kuidas sammutada taeva vägesid, et saada abi oma probleemide lahendamisel ja vastuseid oma küsimustele. Ja ma õnnistan teid, et järgiksite prohveteid täpsusega, et tunneksite seda tehes rahu oma südames. Ma õnnistan teid, et võiksite teada ja tunda, kui väga issand teid armastab ja kui väga ta teid usaldab. Ma armastan ja toetan president Thomas S. Mansonit selles kõige vägevama Jumala pühas töös. Jeesus Kristus on meie päästja. See on tema kirik. Meie oleme tema rahvas. Tunnistan sellest Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen. Faith
Our dear Father in heaven, meie kallis taevane isa, me oleme tänulikud selle kauni hingamispäeva eest. Me oleme tänulikud selle võimaluse eest siin olla. Oleme tänulikud vanem Nelsoni ja tema abikaasa ning nende siin viibimise eest. Oleme tänulikud kirikujuhtide ja nende abikaasade eest, kes on siin koos meiega. Isa, me palume, et sa aitaksid meil rakendada täna õpitut. Me palume, et oleksime väärilised omama sinu vaimu, mis aitaks meil omada soovi teha häid otsuseid. Me palume, et kui me lahkume oma erinevatesse sihtpunktidesse, jõuaksime me sinna turvaliselt. Me palume sinu andestust oma puudustele. Me armastame sind ja ütleme seda neid asju alandlikult Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.